esimene osa sellest teosest, mis on siis ka meil esimene vaatus, toimub tegevus Tartus, Tartu linnas, kõik on tudengid suuresti, kes seal läbi käivad, korporandid, et siis need on noored inimesed, et siis hästi hea teha nende eakaaslastega seda materjali. Kuigi jah, mõned on ka vanemad tegelased, keegi on ema, keegi on isa ja keegi on vanem mees, aga neid on vähe ja see on nii tinglik siin, see mängumaa, et see nagu minu arust ei tohiks küll kellelgi vastuvõtmist takistada. Mis ma oskan võib-olla selle materjali kohta öelda, on see, et kui ma teda lugesin, siis mul ikkagi kohe endal hakkas väga kirkalt mingi kujutuspiltide rida jooksma, või ta elavnes mu jaoks see lugu. Et ma lugesin, aga mul aga see maailm oli selline või seda on võimalik näidata või kuigi ta on jutustus, ta on väga palju jutustaja teksti. Tiit Pagu materjali puhul ma arvan kõige rohkem, mis mulle korda läheb. Eelkõige kõige isiklikum aspekt selle puhul ongi selle sama peategelase ehk siis Tiit Pagu sees olev segadus. Aga mis minu jaoks mängib seal väga ilusat kontrasti on see, et see sama segadus kajastub ka maailmas ja selles keskkonnas tema ümber. Et see tükk on 4 tundi värssi, et see tähendab, see ei ole meie tavakeel, see on ikkagi tõstetud stiil ja Kross on selle kirjutanud oneeginilikult sellises värsromaani võtmes, et ta ei olegi otseselt teatritekst, nii et ma arvan teatrisse tulles selle materjaliga kohtuma tuleb arvestada sellega, et kui sa oled varem harjunud olema rohkem TikTokis ja vaatama minutilisi klippe ja siis kuidagi arvama, et sa saad mingi tervikutunnetuse kätte, siis selle loo võlu minu meelest ongi selles, et me loome maailma, kuhu lähebki aega, et sisse jõuda, kus sa pead ennast leidma või ennast kuidagi asetama siia lukku samamoodi, nagu Tiit peab asetama ennast kuidagi siia maailma. Töö noortega on alati väljakutseid pakkuv. See janu, tegutsemistahe, maailma avastamisrõõm, mis noores inimeses on, et mis meis kõigis on olnud, kui me oleme olnud selles vanuses. Et see on sedavõrd kütkestav, kus juba ise olles natukene vanem, ikka tahan ma sees olla. Ma arvan, et inimene, kes tuleb meie lavastust vaatama, võiks kaasa võtta siit kindlasti eelkõige mõtte sellest, et kui väga peegeldub tema sisemaailma segadus ka selles välises maailmas tema ümber. Teiseks selle, et kuidas me kasutame oma igapäevases keelepruugis sõna, milline on meie igapäevane keelekasutus. Ja kolmandaks, ma arvan lihtsalt rõõmu ja naudingu elust. Kõige väljakutsuvam selle protsessi juures on ikkagi enese vaos hoidmine ja arusaamine sellest, et sa ei tee seda asja üksi. Et kui suur organism on üks teater, kui kerge töö tegelikult on näitlejal, kui sa vaatad enda ümber sagivaid inimesi, siis nad teevad kõike seda selle jaoks, et sina saaksid esitada Jaan Krossi värsse. Ja mida kõike inimesed on selleks pidanud läbi tegema. Nii et ma arvan, et kõige väljakutsuvam töö on hoopis olnud neil. Me oleme siin päris palju saanud nautida isegi. Õnnestunud lavastud ongi need, kus lavakujundus ja lavastus käivad käsikäes või pakuvad üksteisele võimalusi ja haaravad neist kinni ja koostöös see sünnib. Et siis see pöördlava mõte pakkus esiteks kohe sellise äratundmise, et see motiiv, kuidas see maailm, selle peategelase maailm ongi täpselt see näitelava ja siin ta toimetab ja siin see ümber tema keerab. Ja nii nagu see lugu siis läheb, ja tekstis on ka need read, et kui jalge alt kaob kindel pind, selge kindel tuntud pind, et siis mis siis on, kui see maailm ükskord laguneb? Enam ei ole turvaline, enam ei ole kindel. Mis must siis saab?